armsad ennustushuvilised. Oleme siis taas oma draakoniga siin, õnnedraakoniga selle oraakli jutul ja püüame uurida, mis meid siis järgmine nädal ootab. See nädal oli meil number 46 ja tõusmine. Ehk et me hakkasime sellest seisakust nagu ülespoole minema. Ja kui ma nüüd enda elu peale mõtlen, mis minul toimus, siis peab ütlema, et minul nädal on olnud vaimselt väga-väga täis väljakutseid, ütleme niimoodi. Ma olen päris mitmeid lausa valgustuslikke kogemusi saanud. Mingi hetk tagasi ma näiteks tunnetasin, oli mingi nädala keskel kuskil. Mul toimus selline asi, et ma tunnetasin oma sisemist armastust, mis see on nagu sisemine valgus, mis on seal täiesti minust sõltumatult. Ma ei pea temast üldse midagi teadma. Ja see tunne, et ma armastan ilma, et ma seda teaksin, see oli tohutult vabastav. Ja ma arvan, et see on olnud hästi jälle vaimselt väga palju edasi viib. Ma arvan, et see on isegi üks selline asi, mis nii kaua kui armastus on sellises teadmise vanglas kinni, sa ei saa tegelikult nagu tõeliselt armastada. Sellepärast, et kui me teadmine ei jäta meile üldse mingit lõtku, teadmine ütleb, et asjad on nii ja that's it. Aga armastus ei salli vanglat, armastus tahab vaba olla. Ja see tunnetus inimese sees, et sa oled vaba, et sa lased maailmal kulgeda ilma, et sa peaksid teadma, kuhu ta läheb. Selles mõttes ma isegi natukene, ütleme, õnneks see ennustus, see, mida ta siin ennustab, see ei ole ka selline, et ta ütleb, et juhtuvad nii. Oraakel räägib sellest, et mis tüüpi muutused meie sees toimuvad. Ta ei ütle, et sinuga juhtub homme sihuke asi. Ta lihtsalt ütleb, millise meeleolu me peame või mis suhte me peaksime võtma. Ja nüüd vaatamegi, kuhu siis see tõusmine, mis meil oli, kuhu see siis nüüd edasi läheb. Ja selleks ma siis taaskord viskan jälle välja siis järgmise nädala heksagrammi. Nii, see on meil siis 2, 4, 7. See on meil siis mehelik joon. Ma nüüd täna viskan niimoodi välja, sellepärast, et siis on nagu näha ka, mis toimub. Muidu ma siin karbi sees õiendan ja nii. See on 8. Naiselik joon. Ma nüüd see on need mündid, need on mul pihlakast mündid. Ühel pool on 3 tärni ja teisel pool on 2 tärni ja siis vastavalt selle kombinatsioonis see tuleb. Nii, nüüd kõik 3 setse on meil siis 9 ja see on siis muutuv mehelik. Nii. Muutuv joon siis tähendab seda, et me saame siia võtta nii-öelda selle seotud heksagrammi, kus siis muutuv mehelik muutub selles seotud heksagrammis naiselikuks jooneks. Ja see seotud heksagramm, see annab meile siis selle tausta, see annab natuke laiema tunnetuse sellest, kus kohas see muutus toimub. Nii, siin tuli mehelik joon, 7. Nii, 26, see on muutuv naiselik. Ja viimane, vaata, mis veel viimane tuleb. Ja
viimane on 7 ehk mehelik joon. Nii, nüüd on meil siis heksagramm käes. Nüüd nagu ikka teen väikse vaha ja vaatan, mis number see on. Vaatan siit oma raamatust järgi. Ja siis juba asume seda asja analüüsima. Nii, nüüd ma olen siis tagasi. Ja tänane heksagramm oli number 30 ja tema nimi on kiirgus. Ja millest ta siis meil seisneb? See on valgus, soojus, laiali leviv teadlikkus, ühinemine, liitumine, selgelt nägemine. Tuleb nüüd see möödunud nädala tõusust, eks me hakkasime tõusma ja nüüd siin ütleb ka väga ilusti, et see on soojuse, valguse ja teadlikkuse aeg. Aeg olla õrn ja selge, valgustage, väljenduge selgesti, ühendage asju, tooge kokku, mis kuulub kokku, see toob tulu ja taipamist. Aga see, mis me hakkasime ennast nüüd välja sirutama, möödunud kord mäletate, oli see, et me sisemine nagu ringutus välja. Ja nüüd on siis see soojus, mida me välja ringutasime, seda me hakkame siis nüüd laotama. Ja teie pingutused on edukad, kui te kogute vastuvõtlikku tegevust, mis suudab raskusi kanda. No, tähendab seda, et tuleb ennast nagu ette valmistada vaikselt selleks, et tulevad mingisugused raskused, aga need ei tule veel järgmine nädal, need on kuskil kaugemal. Et te peate nagu nende selliseid tegevusi võtma järgmine nädal ette, mis valmistavad teid ette nende raskuste läbimiseks. Nii, tee on lahti. Tehke arukas pingutus, levitage oma teadlikkust. No see oli siis, nagu ma mõtlesin, see välja sirutades ja siis me hakkame seda levitama. Ühendage ja valgustage asju igas 4 silmakaares. No just kõik räägib praegu sellest, et see sirutus, nüüd ma olen hästi laiali. Ma olen igal pool, ma haaran kogu oma olemist sellise terviku tunde sisse ja tunnetan igale poole, jagan oma soojust ka. Nii, päike ja kuu hoiavad ühte taevaga ja valgustavad seda. Paljud taimed hoiavad ühte maaga ja valgustavad seda. Asjade üha uuesti valgustamine lubab inimestel neid parandada. Niimoodi toimub muutus selles maailmas. Ehk et tuleb oma, mina loen sellest niimoodi välja, et tuleb oma hingevalgus, siis iseenda hingevalgus, see, mida me nüüd endast välja sirutasime. Me peame sellega valgustama enda ümbritsevat maailma. Et ta muutub meile nähtavaks, muutub arusaadavaks, mis seal toimub tegelikult. Sellepärast, et tihti on inimesed, nad ei saa aru, mis nende ümber toimub. Just kui kõik on segaduses. Aga kui sa selle enda tunde, selle sisemise mina, mis hakkab siit meie rinnas, see algpunkt, see algallikas. Väga paljud tunnevad seda, kõik ei tunne, aga väga paljud tunnevad, kuidas mina on tegelikult siin algpunktis ja ta siit sirutub välja. Siin on meie see koht, see hetk, kus me viljastusime. Kujutage ette universumite suurt pauku. Võt see suur pauk asub siin rinna sees. Me oleme nagu universum põhimõtteliselt. Me olemegi universumi mudel tegelikult. Nii, ma loen nüüd seda. See taust on segaduseta, number 25 segaduseta. Ja see on end vabastada, spontaanne plaanimatu, otsene, puhas, selge, vaba ja segaduseta või segadustest või tagamõtetest. No see taust peab olema see, et me oleme väga siirad, laseme oma siiruse välja ja see laotumine, enda laiali laotumine peab toimuma tõesti siiras, puhtas usus. Et ei ole niimoodi, et me hakkame midagi võltsi saatma. Nii, mis meil siin veel on? Sisemine välimine maailm on kiirgus vastamisi. Tugevnev valgus, soojus ja teadlikkus levivad igas suunas, tuues kokku neid, kes kuuluvad kokku. No võt, nüüd järgmine nädal on oodata, et kokku saavad inimesed, kes peaks koos olema, aga on millegi pärast lahus olnud. Ma usun, et järgmine nädal on selguvad mitmesugused asjad, kui te olete oodanud pikalt mingisuguseid
taasühinemisi, siis ma arvan, et järgmise nädala jooksul see võiks juhtuda, sest nagu öeldakse, et lagunenud pered saavad uuesti kokku, kui nad peavad kokku saama muidugi. Sõbrad, kes on läinud tülli, saavad kokku. Ühesõnaga, kõik see soojus tuleb mitmelt poolt, suunab kokku meid. Nii, varjatud võimalikkus on suuruse ületamine. Selguse ja teadlikkuse levitamine sisaldab varjatud võimalikkust suure väe ülesehitamiseks. Ehk et kui te suudate sellega kaasa minna, kui see ühinemine toimub, siin on ka see sõltub teie enda siirusest. Ehk et see ei ole nii, et see toimub vältimatult. Me kõik oleme alati selles muutuses osalised ja me peame sellega kaasas käima. Aga kui see toimub, siis saab suure väe üles ehitada. Suur vägi tegelikult ju tulebki sellest, kui kaks või rohkem saavad üheks kokku. Siis on see vägi palju suurem. Perede kontekstis siis, kui pere saab kokku meheks ja naiseks, siis tuleb mingi palju suurem vägi ja see hakkab maailma muutma. Nii, mis siin on veel? Nii, kahekordne eredus ergutab kiirgust. See on ikka see, et kahe kiirguse kokku, tegelikult kogu see heksagramm sümboliseerib kahe kiirguse kokku saamist, eks ju. Nagu kahe tähe ühinemine, ütleme. Nii et järgmine nädal on väga tugevasti peaks olema ühinemise tähe all. Mingil moel, kas see ühinemine nüüd juba teoks saab või ta alles algab. Aga igal juhul see ühinemine on järgmise nädala märksõna. Suur inimene kasutab järgnevat valgenemist, et valgustada kõiki 4 külge. Ehk et just seesama, et kasutage seda olukorda ära, kus teie valgus hakkab tõesti mõjutama kogu teie maailma. Et tunnetage see, kuidas maailm on tegelikult tervik ja kuidas see teie enda valgustatus, soojus, siirus, see mõjub seal, tõesti mõjub seda kokku toovalt ja terviklikuks muutvalt. Et siis te ei tunne enam seda üksindust. Aga nüüd ega vist palju rohkemat siin ei olegi, sest ma vaatan, et ega sellest seotud kujundist on meil teada, eks, et sellest ei ole me väga sügavale ei lähe sellega. Nii. Ja ma arvan, et siis meil ongi tänaseks on siis see ennustus tehtud. Soovin kõikidele võimsaid muutusi positiivses suunas. Meie siin Draakoniga siis jätame teiega taas kord jälle nägemiseni. Tšau, tšau!